Paljud kino- ja raamatusõbrad mäletavad veel hästi 25 aasta tagust dokumentaalfilmi Punksmoorist ja kapten Trummist. Täna, 25 aastat hiljem, peaksime me küsima, mis on saanud toonastest kangelastest, kuidas tulevad nad toime uuel ajal, uue korra tingimustes. Me püüame neid üles otsida. Keset laia merd oli ühes kohas pisike saar. Ümber saare seisid igas kandis teravad kivid ja veealused salakarid. Meil kulus hulka aega, et Punksmoor ja kapten Trumm 25 aastat hiljem üles leida. Me otsisime taga Manu saare elanikke, kuid oleksime pidanud otsima hoopis mujalt, hulka tänapäevasematest ja nooblimatest kohtadest. Me seisame Tartu Ülikooli peahoone ees ja te ei usu oma silmi, kuid minu kõrval seisabki Punksmoor. Te olete täna Tartu Ülikooli professor ja te kandideerite ka praegu Teaduste Akadeemia asepresidendiks. Mitte ei kandideeri, vaid juba olen, sest Ene Ergma soovitas. Muideks ma näitan teile. Tema kingitus mulle. Sai selle teisest multifilmist Geena käest. Kuidas te tegite nii kiiret karjääri siin Tartu Ülikoolis? Nii kiiresti professoriks, kas kolleegid sellele kõõrdi ei vaadanud? Algul vaatasid, aga ma andsin neile väikest oma valmistatud keedusrohtu. Olete siin linna sees, keset kiviseinu, ometi olete pärilt metsikult meresaarelt. Kas siin kurb ei ole? Kas siin külmade laboriseinte vahel loodus tagasi ei kutsu? Vaadake. Kutsub, miks ei kutsu? Aga kahjuks saarel teadust ei tee. Mina võitsin. Mängida peab ikka oskama, kallis trummikene. Mina võitsin. Selge soh! Ja sulitemp! Niisuguse vale mängijaga ma ühe katuse all ei ela. Lõpp! Kuid mis on saanud kapten Trummist? Otsisime teda igalt poolt ja kartsime juba, et kapten Trummi võib olla neelanud märg haud. Kuid võta näpust. Leidsime ta hoopis nooblimast ja soojemast kohast. Me seisame praegu Läänemere kõige võimsama reisilaeva kompanii Tallinki peahoone ees. Ja uskuge või mitte, just siit Tallinki peakontorist me leidsimegi kapten Trummi. Tere tulemast, kapten Trumm, meie dokumentaalfilmi. Tere. Kuidas teist kapten Trummist, teie, kes olite ju Sossepp kapten, kes ajas põhja 17 laeva, sai üleöö äkitselt Tallinki suur aktsionäär? No, see on nüüd küll hea sissejuhatus, jah. Nii see sündis. Te ei oska ju laevaga sõita, nagu need 17 põhja läinud laeva näitavad. Kuidas teist sai siis aktsionäär? Kas te nüüd oskate laevakompaniid juhtida? Põhimõtteliselt aerutamisega ma saan väga hästi hakkama ja ei ole see laevakompanii juhtimine ka mingi imeteime. Näiteks Ain Hanschmidt. Kas temal on kapteni paberid? Ma ei usu. Võib-olla ta ei oska isegi sõudepaati juhtida. Aga kompanii juhtimiseks mees number 1. Kust olete te saanud raha oma algkapitaliks, aktsiakapitaliks, mille eest te olete Tallinki aktsiad ostnud? Mäletate raamatust seda episoodi, kus Punksmoor korjas mere pealt õli kokku? Siis kui oli laevakatastroof, tanker sõitis karile. Ja. Tanker sõitis karile, õli hakkasime kokku korjama, linnud me päästsime, eks ju. Aga olgem ausad, see õli tuleb sealt edasi. Ega siis õlitulek nüüd ei ole lõppenud. Ja teie müüte seda õli täna Tallinkile? Täpselt nii, täpselt nii. Aga millega see Tallinki laevad siis sõidavad?
kas nad siis šeikide käest jõuavad osta? Ei. Ja nüüd olete selle õli vastu saanud Tallinki aktsiad? No jah, sellepärast, et ega neil neid rahasid enam, käibevahendeid on alati vähe. Aga kapitali leidub. Kuid mis on saanud kapten Trummi ja Kunksmoori saarest, kus vanapaar nõiarohtusid keetis keset tormist merd ja lainevahtu? Me otsisime seda saart igalt poolt, kaartidelt ja atlastelt ja uurisime inimeste käest, sest me lootsime, et sellest saarest on saanud Kunksmoori maa või hoopistükkis looduskaitseala. Kuid meil tuli taas pettuda. Nagu arvata oli, on sellest saarest saanud üks täiesti tavaline Eesti kinnisvaraarendus oma tavaliste murede ja probleemidega. Kuidas teil siis elu on siin kapten Trummi ja Kunksmoori kinnisvaraarenduses? Kurat, siin pole midagi tehtud ju. Lubati, et on sild mandrile. Pole! Lubati liiva rand ilus. Ei ole, ainult kaljud. Ujuma lähed, peaksid munad sodiks. No kuulge, aga te ju olete Kunksmoori raamatut lugenud ja filmi näinud, te pidite saama aru, et see on ju tormine saar. See ei ole ju mingisugune normaalse kinnisvaraarenduse koht, kus normaalne inimene maja endale ostab. Kurat, mul ei ole aega, mul on vaja tööd teha. Aga vallaga, kuidas teil suhted on? Kas vald teid ei kaitse või? Vallavanem on nende arendajate mõju all. See lalliseb nagu haige linde. Mul ei ole aega siin teiega, ma olen tööle minema. Me oleme vallavalitsuse ees saarel, mis kuulub kapten Trummile ja Kunksmoorile ja kelle suurepärast kinnisvaraarendust te siin meie selja taga näete. Härra vallavanem, miks siis kõik niimoodi siin läinud on? Teate, me oleme tahtnud teha siin detailplaneerikut küll, aga arendaja ei ole lasknud. Aga miks arendaja ei ole lasknud? Tavaliselt ikka vallavalitsus segab arendajal planeeringut tegemast. Teate, nagu näete, meil on siin kõik vastupidi. Öelge vallavanem, kas volikogus on kõik trummimehed? Mis tähendab trummimehed? Meil on terve küla kapell. Meil on 2 kandlemängijat, 1 torupillimängija ja mina, kui vallavanem, mängin jauramit. Hea küll, te vist ei saanud küsimusest aru. Aga hea küll. Öelge palun, kas te olete Trummi ja Kunksmoori mõju all? Teate, kui teid on see sopa ja naftaaugust välja tõmmatud, siis ma saan aru ju, et tegelikult põhimõtteliselt ju mingisugune ju tänu peaks ju nende vastu siiski säilima. Või mida te arvate? Härra vallavanem, meil on vihjatud, et te saate kapten Trummilt ja Kunksmoorilt kinkekaarte, sest te lendate kogu aeg välismaale. Teate, ma saan aru küll, et te vihjate kinkekaartidele. Aga vaadake, noormees, kui teie nimi on Lind, siis pole teil neid kinkekaarte enam vaja. Te saate niisama lennata. Trumm ja Moor kinnisvaraarenduse asjus selgituste andmisest meile muidugi keeldusid. Nii saamegi öelda, täitsa tavaline eestipärane lugu. Jumalad on maa peale tagasi tulnud ja kasseerivad oma endisaegsete tegude tulemusena meilt lihtsurelikelt raha sisse. Aga see pole veel kõik. Just äsja, enne saate eetrisse minekut, saime teada rabava tõsiasja. Emmeliine Moor kandideerib Roheliste partei kandidaadina uueks Eesti presidendiks. Valige roheliste esindaja Eesti presidendiks ja see neuim ei lahku teist mitte iialgi.